Tere! Minu nimi on Allar Veelmaa ja tänases videotunnis me lahendame ühe riigieksami ülesande. Tegemist on siis kitsa kursuse ülesandega, näete, avaldise lihtsustamine. Et kõigepealt peame lihtsustama avaldise ja seejärel siis peame arvutama selle avaldise väärtuse. Nii et mitte siis vastupidi, et seda x-i väärtust ehk arvu ei tohi siis kohe muidugi asemele panna. Nüüd näete, siin me oleme juba alustanud, kõigepealt panime kirja siis selle avaldise, nii nagu ta oli meil antud, ja nüüd vaatame, mida sellega siis annab peale hakata, mida siin teha saab. Kõigepealt 9x pluss 6, no ilmselt võtame 3 sulgud ette. 9x ruut miinus 4. No siin on ruutude vahevalem, nii et näete, need põhikooli valemid ikka peavad peas olema. Ja murru nimetajas on summa ruut, aga seda summa ruutu me nüüd siin kindlasti kohe lahti kirjutama ei hakka. Et kui me seda teeksime, siis midagi head sellest ei tule. Ja kui te nüüd panete tähele, siis näete murru lugejas, ehk siis üleval, on see 3x pluss 2 seal sulgudest 2 korda, näete, kirjutame selle loo siin ringi. 3x pluss 2 korda 3x pluss 2 on muidugi 3x pluss 2 siis sulgudes ja ruudus. Nii et näete, 3x miinus 2 jääb alles ja see tegur 3 jääb ka alles. Ja nimetaja 3x pluss 2 ruudus. Loomulikult saame taandada. Nii et me isegi siin maha ei tõmba, taandame siin peast suuliselt. Nii et maha tõmbamine ei ole kohustuslik, näete, ja ongi meil siis vastus siin olemas, nii et avaldis on lihtsustatud ja rohkem sellega ei ole midagi peale hakata. Nii et selline lihtne harjutus ja näete sellised valemid, eks ole, mis meil siin käiku siis saavad minna. Ruutude vahevalem ja siis summa ja vaheruudu valem, seda me küll siin ei kasutanud, aga mõnikord võib seda valemit meil tarvis minna. Nii et üldine soovitus muidugi on selline, kui murru nimetajas on siis summa või vaheruut, et ärge siis seda hakkake lahti kirjutama. Aga ruutude vahevalem tuleb ära näha. Nüüd leiame siis avaldise väärtuse. Kõigepealt vaadake, näete, meil on vaja siis selle x-iga kuidagi siin hakkama saada. X on 81 astmes miinus 1/4. Nii et näete veel kord, eks ole, siis me peame, näete, selle avaldise väärtuse välja arvutama, siis, eks ole, see avaldis tekkis meil siin selle esialgse avaldise lihtsustamisel. 81 astmes miinus 1/4. Omaette probleem, mis sellega peale hakata. Tuletame nüüd meelde, näete, et kui meil on murruline astendaja, siis selle me võime kirjutada rahulikult juurena. Ja negatiivne astendaja, näete, siis on meil selline seos, et a-astmes miinus n on 1 jagatud a-astmes n-iga. Nii et tegelikult on meil vaja mõlemat valemit siin. 81 astmes miinus 1/4 on 1 jagatud, näete siin selle valemi järgi, siis 1 jagatud, 81 astmes 1/4 ja astme näitaja 1/4 tähendab, et meil on tegemist 4. juurega. Ja 4. juure 81 loomulikult me võtame siis peast, eks ole, et see on arv 3. Ja nüüd me siis saimegi selle x-i väärtus on 1/3 ja selles lihtsustatud avaldises asendame x-i 1/3 ja teeme arvutused. Nii et näete, 3 korda 1/3 miinus 2, 3 korda 1/3 on 1 ja lõpptulemus on meil miinus 3. Ja kirjutame vastuse.
nii et panime kirja vastuse, loomulikult siin täislausega. Ja nüüd, kui te loomulikult veel tahaksite kontrollida igaks juhuks enne vastuse kirja panemist ikka üle, et kas see 81 astmes -1/4 tuli teil õigesti välja, loomulikult saab seda ka taskuarvutiga teha, aga siis peab loomulikult teadma, kuhu vajutada ja mida täpselt teha. Nii et näete, see 81 astmes -1/4 võib olla selline komistuskivi. Näitan ära ka siin, et kuidas arvutiga teha. Näete, 81 astmes -1/4, 81. Nüüd võtame arvuti pealt astme märgi, see võib olla ka midagi muud, x astmes y või mida iganes teil seal. Ja et vaadake oma arvutit, sulg. Nüüd võtame selle väikese miinuse, see, mis on taskuarvuti peal seal sulgudes. -1 jagatud 4, sulg kinni võrdub. Ja arvuti annabki vastuseks 1/3. No mõnikord annab ka 0,3333 ja mida iganes, aga see tegelikult ongi siis 1/3. Ja sellega on meie ülesande lahendamine ka lõppenud. Kohtumiseni!